Ja suur tänu, kuna mul on kõnesoovide vähesuse tõttu võimalik rääkida mitte ainult fraktsiooni, vaid ka iseenda nimel, siis ma kasutan seda võimalust teatud mõttes vastates siin mõnede kolleegide poolt oma kõnedes minu suunal öeldule. Ja ennekõike ma pean siis silmas kolleeg Lauri Läänemetsa ja kolleeg Toomas Uibo osutatud, et neil on ikkagi minu väljendatust väga erinev nägemus. Ja nagu ma Lauri Läänemetsale ütlesin noogutades, jumal tänatud, see on minule suur au ja kompliment, sellepärast et kui mul oleks sotsidega väga sarnane nägemus, siis ma peaksin tõsiselt peeglisse vaatama ja vaatama, mis minu hinges toimub, et midagi on ilmselt läinud väga viltu. Aga täna sain kinnituse, et nii halvasti siiski asjad ei ole. Et väga hea, aitäh teile selle kinnituse eest. Nüüd kumbki teist ei lükanud ümber ühtegi minu poolt esitatud argumenti, ma panin selle juures tähele. Mõlemad osutasite, et see on nüüd küll selline enam-vähem jube visioon, millega meil puutumust ei ole, aga mida ma siis kokkuvõttes valesti ütlesin? Kas demokraatlikus riigis ei peaks olema rahval võimalus valida endale riigipead? Kas ei peaks olema usaldusväärne valimissüsteem, mitte selline, mida 40% ei usalda? Kas ei peaks olema õigus algatada referendumeid, parlamendis seaduseelnõusid? Kas ei peaks olema võimalus kutsuda tagasi parlamendi koosseisu, mis on hakanud tegutsema parlamendi rahva enamuse tahtmise vastaselt? Mina arvan, et peaks. Kas päris kodanikuühiskond ei peaks moodustama kodanike endi poolt moodustatud ühingutest, mida kodanikud ise rahastavad, mitte ühingutest, mis tellivad riiklikku tellimust ja on riiklikult rahastatud? Ma arvan, et peaks. Lükake ümber siis, kui ma midagi valesti ütlesin. Mitte ärge lihtsalt loosunglikult ütelge, et sellise visiooniga ei saa küll nõustuda. Aga mis minu tähelepanu eriliselt kõitis, oli Lauri Läänemetsa osutus, et vaat referendumitega tuleb olla väga ettevaatlik ja neid ongi parem mitte korraldada, sellepärast et referendumitel, ma kirjutan üles, juhtub selline asi, et üks osa otsustab teiste üle. Kujutate ette, kui õudne asi. Üks osa rahvast otsustab nüüd teiste üle, siis teise osa üle. Ja ma jäin mõtlema, et kulla mees, kellele sa sellist juttu räägid? Teda kahjuks ei ole praegu siin, ei saa silma vaadata. Aga nüüd vähekenegi aus olles võiks ju küsida, vabandust, aga mis meil siin parlamendis on toimunud viimased 2,5 aastat? Ütles, et kuidas ta ütleski, et parlamendis otsitakse ühisosa, mitte niimoodi, et üks osa otsustab teise üle. Kellele sa sellist puru silma ajad? Siin parlamendis pole 2,5 aastat mitte mingit ühisosa otsitud. Mitte kõige vähemalgi määral. Valitsuskoalitsioon on esimesest päevast alates tuimalt üle rullinud kõikidest opositsiooni seisukohtadest. Absoluutselt kõikidest. Absoluutselt kõik vähekenegi olulised opositsiooni algatused on saadetud tuimalt prügikasti. Paaril üksikul korral vist on mingid opositsiooni algatusi toetatud, mis on olnud sellised detaili küsimused, et teha luua sellist muljet, et no näete, mõnikord me ikka toetame, eks ole. Aga reaalselt mitte ühestki vastuargumendist pole kõige vähemalgi määral hoolitud, kõigest on üle rullitud, ka olukordades, kus pärast on president öelnud, et kuulge, aga siin te tegite ju põhiseadusvastaselt, olgugi, et opositsioon ütles, et selline asi on ju põhiseadusvastane. Ikkagi olete teinud. Nii et ärge tulge sellist jama nüüd küll ajama, et parlamendis teie siin otsite ühisosa. Mina võin käsi südamel öelda, et selle 2,5 aasta jooksul, mis ma olen parlamendi liige olnud, ma pole näinud ühtegi korda, kus siin parlamendis oleks üleüldse midagi otsustatud. Ma räägin mitte sellest olukorrast, kus oleks arvestatud ka opositsiooniga, vaid kus oleks üleüldse langetatud ükski sisuline poliitiline otsus. Absoluutselt kõik vähekenegi olulised otsused on olnud ette vormistatud. Ja ma ütlen seda absoluutselt liialdamata. Parlament on ette langetatud otsuste vormistamise koht. Ja see ongi see põhjus, kulla sõbrad, miks te ei taha tegelikult demokraatlikku riigikorraldust. Te ei taha rahvale anda referendumite algatamise õigust, te ei taha anda neile seaduseelnõude algatamise õigust, te ei taha anda neile presidendi valimise õigust, te ei taha usaldusväärset valimissüsteemi, sellepärast te ei taha neile anda võimalust kutsuda esile erakorralisi valimisi. Seda kõike sellepärast, et vastasel juhul teil kaoks käest ära see mehhanism, mis võimaldab otsused langetada väga kitsas ringis ja need siin parlamendis lihtsalt ära koputada, teeseldes, etendades demokraatiat ja luues vastavasisulist illusiooni. See on reaalsus. Ja te teate seda väga hästi. Loomulikult te tulete pulti ja ütlete, et ei, nii see küll ei ole, et nüüd ajab mingit jama ja kõik nii edasi. Aga tegelikult me kõik teame, et asi täpselt niimoodi käibki. Ja ma ütlen, ma palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Et see on osaks sellisest valetamise ja manipuleerimise kultuurist, mis on nii sügavalt juurdunud meie poliitilises süsteemis, et see on, ma ei oska öelda, mis see on
pehmelt öeldes erakordselt kahetsusväärne. Ja me näeme seda süstemaatiliselt kogu aeg. Näeme seda juttudes sellest, kuidas meil on nii demokraatlik ühiskonnakorraldus ja kuidas meil on väga heas seisus kodanikuühiskond ja kõik nii edasi. Näeme seda näiteks Rail Balticuga seonduvalt, kuidas süsteemselt on avalikkusele valetatud, kui hea ja vajalik ja kasulik ja tasuv projekt see on, eks ole. On valetatud selle kohta, palju see maksma läheb maksumaksjatele, on valetatud selle kohta, milline on selle tasuvus pärast. Kõige kohta on põhimõtteliselt valetatud. Näeme seda, kuidas on valetatud koroona ajal, kus tuleb hirmus taud, mis tapab meid kõiki maha, kui kõik ennast ei süstida, ei lase, eks ole, lapsed kaasa arvatud. Pärast, eks ole, selgub, et nojah, et tegelikult lastel ei olnudki mitte mingisugust ohtu ja polnudki põhjust midagi süstida, eks ole. Süstemaatiliselt valetati, viies ellu psühholoogilisi operatsioone, psühholoogilise sõjapidamise operatsioone omaenda rahva suhtes. See ei ole okei. Nii ei tohi käituda. Või kui me vaatame ka näiteks Ukraina sõjaga seonduvalt, kuidas siin on mitu aastat räägitud, aitame Ukraina võidule, eks ole, natuke veel, Venemaa kukub varsti kokku, raketid on otsas, majandus kukub kokku, eks ole, vaagub hinge. Ja noh, loete meediat, loete, näete, mis tegelikult toimub. Milleks valetada süstemaatiliselt inimestele? Millist hüve see teenib? Ja sama asi, ma ütlen veel kord, kehtib ka selle demokraatia kohta. Nii et mina lõpuks kutsuksin inimesi üles küsima, olema kriitilised ja küsima Eesti 200 esindajatelt, sotside esindajatelt, Reformierakonna esindajatelt, Isamaa esindajatelt, EKRE esindajatelt, kõikidelt küsima neid küsimusi, kas te päriselt tegelikult toetate demokraatlikku riigikorraldust või ei toeta. Ja ärge laske endale sellist udu ajada, nagu täna siin oleme kuulnud suures koguses. Küsige, kas annate rahvale tagasi presidendi valimisõiguse või ei anna. Ei taha kuulda mingit sellist juttu, ei no siis me peame ikka algatama laiema arutelu, lõpuks taandub küsimus väga lihtsale asjale. Jah või ei, kas rahvas saab valida endale presidendi või ei saa? Kas rahvas saab ise presidendi kandidaatega üles seada või ei saa? Kas rahvas saab algatada referendumeid või ei saa? Kas saab algatada parlamendis seaduseelnõusid või ei saa? Kas saab kutsuda täiesti kodanike toetuse minetanud parlamendi koosseisu tagasi või vähemalt valitsuse koosseisu tagasi või ei saa? Need on lihtsad küsimused, neile tuleb anda lihtsad ja selged vastused selle asemel, et udutada ja udutada. Ehk siis lõpuks taandubki küsimus sellele, kas me tahame päriselt demokraatlikku riigikorraldust, kas me tahame päriselt kodanikuühiskonda või me tahamegi seda hästi kontsentreeritud võimusüsteemi, kus kõik otsused saab langetada väga kitsas ringis, aga et säiliks demokraatia kuvand, illusioon, siis pidevalt taas toodame seda igasuguste selliste ilukõnedega, mida tänagi siin oleme rohkelt kuulnud. Aitäh! Aitäh!